Tervist, kas restoran on avatud? Mis asja, oleme küll. Ma lauki kardan nagu, see on crazy. Kui me saame sushi kohast peksa, siis ma ei tea. Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Zoomer Chris. Ja meie oleme Millennials. Täna me teeme järjekordse Google review'de video. Me oleme vaatama, kus on kõige halvem ja kõige parem sushi koht Eestis. Nii palju võime öelda, et kõige halvem koht asub seekord Haapsalus ja kõige parem koht Jõhvis. Wow. Meil on korralik road trip ees ootamas. Let's go. Väike õnnetus peaaegu oleks juhtunud, aga... Kas sa saad aru, Chris, et kui mu ei oleks olnud minu bokse reaktsiooni, see telefon oleks kildudeks praegu või? Aga ühesõnaga me liigume siis nüüd meie esimesse kohta, mis on kõige halvem koht. Ja ma hakkame kohe lugema kohe review'se, et teile anda väikene eelaim, mis seal toimub. Siis kui me vaatasime selle koha reitinguid, siis see oli 2,8 ja nüüd selle reiting on kukkunud 2,6 peale. Nii et midagi on 2 päevaga väga valesti läinud seal. Ma ütlen sulle kohe ausalt ära, et ma olen natukene mures, arvestades seda, et sina said hiljuti siin mingis söögikohast, ma ei tea, mis kõhuhaiguse ja sushi on selline koht, kus kasutatakse toores komponente ja reiting on 2,6. Disclaimer, ma ei saanud kõhuviirust Keila Hessist nagu. Kõik ütlesid mulle, et Krisil Keila Hess. Seegi mina kirjutasin sulle. Ja see ei olnud Keila Hess. See oli üks teine Tallinna bussikoht. Aga hakkame siis vaatama siin esimese toidukoha review'sid. Valentina Jakovleva. 1 täht 5 1 week ago. Täna me läksime tellimust esitama enne, kui toidukoht kinni pannakse. Mees tuli meie juurde ja olnud kohe kindlasti enda parimas olekus ja tundus täis. Ahah, okei. Ehk siis võib-olla mingi teine inimene, mingi klient äkki. Meil on lootust, kuna me läheme jällegi koha avamiseks, siis ilmselt selleks ajaks on teenindajad kaineks saanud, äkki. Või äkki see oli kogu mingi klient. Me tellisime ära ja see oli kurb, et me ei vaatanud sisse. Me tegime selle paki kodus lahti ja nägime, et sushi oli väga halvas korras. Nad ei pannud sinna kastet meile ja seal oli ainult sushi. Ja see oli väga halva välimusega, me maksime 50 € ja saime selle. 50 €! 2 karpi, 50 €! See on 50 € või? Ma ei... 50 €! Ma ei ütleks, et see nii halb välja näeb. Mul on kõht tühi praegu, ma sööksin küll, ma hakka valetama. 50 €! Siis jälle 1 täht 5. Meie pere lemmikkoht on põhja lastud. Helistasin alates keskpäevast 1,5 tunni jooksul 9 korda. 9 korda! 9 korda! Ühte ja samasse kohta ja ta ei andnud alla. Haapsalus ei ole nagu muud sushi kohta, sest see on ainukene. Üldse süüa pole seal. Ja Eestis ei olegi muud sushi kohta. Sõitsin kohale. Ta liskas koppa ette, ta sõidab kohale. Sees mängis kõrvu lukustav muusika. Uks oli lukus. Kohas käis pidu, aga uks oli lukus või? Ja väljas oli silt, et tulen 5 minuti pärast tagasi. Ja tellimusi saab esitada sellel numbril, millele olin 9 korda helistanud. Tüüpidel oli must nii vali, et nad ei kuulnud, et kliendid helistavad neile või? Ma ei tea, aga see... Mis seal toimub? See, et ta pani selle sama numbri, kuhu ta on helistanud 9 korda, nagu et helistage siia, vaata. Pro on juba viimase 1,5 tunni selle samale numbri helistanud. 5 minuti pärast ei juhtunud loomulikult midagi. Tüüp veel ootas 5 minutit. Ta ei andnud alla, ta oli võitleja, ta nii väga tahtis seda sushit. Täiesti ebausaldusväärne koht, ei soovita. Oh my god. See mingi seiklus. Oh my god. Anneli Valner, 1 5. Meie tellimus unustati ära, ootasime üle tunni aja, kuigi peale meie oli ainult 1 seltskond veel. Taldrikud olid mustad, toidutükid küljes. Sushi sees, juuksekarv. Markus Rannamäe. Toitu pidi ootama 2 aastat. Mingid suvalised inimesed käivad köögis. Teenindaja haises tugeva koni järgi. Toit ise on maitse poolest halvemaks näinud, kui oli algusaegadel. Oh my god, no joh, Heidi. Harja, meil tuleb täna seikluste rohke päev Haapsalus. Pange palun like, et me jääksime ellu nagu. Ja siinkohal väike vihje kõigile, kes meid ei subscribe'i. Viimane aeg
vajutada see nupp alla, et olla ka osa sellest, kes otsustavad, kuhu me sööma tulevastes videotes läheme. Näeme Haapsalus. Mõtlen ausalt, nüüd kui me Haapsalusse jõudsime sisse, mul tuli närv sisse. Ja, mul tuli närv sisse praegu, ma ei tea. No ma üldse ei taha mingit toidumürgitust saada. Aga mul on suur nälg, nii et ma söön neid 2 suu poolega, kui nad just ei ole usse täis. Stop! Stop! Siin ongi. Me siin praegu ootame, et helistada. Artjom teeb praegu research. Ma lihtsalt vaatan pilte, tegelikult ei ole ju väga halb. See on ju päris kena. Aga... Kell on 12 ja me helistame, vaatame, kas me saame siis 10 korraga või 20 korraga või esimese korraga siia kohe nüüd kõne peale. Test number 1. Absoluutselt tervist. Tervist, kas restoran on avatud? Mis asja, oleme küll. Olete avatud? Okei, väga hea, aitäh teile. Yo, no way! Aga see mees tundus suht kurva häälega. Jaa, oli küll. Mis seal ikka juhtub? Kui me saame sushi kohast peksa, siis vähemalt läheb Delfisse. Tõstame saladuse loori maha. Selle koha nimi on... To go sushi. Ton. Veits kardan. Ma on veits põeb, aga ma ütlen, et ma arvan, et kõik on fine. Ma arvan, et see on fine. Näeme ära, mis seal toimub, kas on päriselt nii hull või äkki on hoopis nii hea. Sulgeme ukse siis. Siin ongi. Mingit muusikat, mitte midagi. Siin on mingi meelik näeme. Kus me istume? Lähme välja parem. Ma low-key kardan nagu, see on crazy, ma ei tea. Guys, see võib olla meil ensalsi lõpp. Mina võtaks suitsulohe võib-olla. Suitsulohega ei saa midagi valesti olla. Okei, kui sa nii ütled. Ja siis äkki ühe, ma arvan äkki Sapporo. Tavai. Tere! Me võtaks ühe Tšugomaki ja ühe Sapporo. Ja me võtaks kaasa. Siin vist on see vegedal. Kaua läheb umbes? Pooleks teeme 5 üle. Pooleks? Okei. Ma ei tea. Lähme jalutama. See oli nii pingeline lihtsalt. Sa tundsid, et nagu see õhkkond on nii kuidagi nagu paks. Ja saad aru, see koht on alles avatud. Me jalutame sisse. Esimene asi, mida ma näen, on nõud tõenäoliselt eelmisest õhtust. Me läksime ju kell kohe, kui avati. Just. Mitte kedagi saalis ei ole. Mitte kedagi. Ja siis sa pead mõtisklema, et huvitav, kes siin on lauateenindus või kuidas need asjad üleüldse käivad. Ja kedagi ei olnud. Ja siis ma... Ja. Vähemalt 5 minutit läks aega, kuni keegi üleüldse tuli sinna. Aga no nüüd meil on 19 minutit aega, lähme vaatame natuke Haapsalus ringi ja siis jõuame tagasi. Loodetavasti on 19 minutit aega. Me oleme siin lossi alal kuskil, mis selle nimi on? Haapsalu loss? See on mingi Valge daami linnus või midagi siukest. Kell on 34 ja siis meil on 4 lisaminutit. Vaatame, kui me kohale jõuame, kas selleks ajaks on tellimus valmis. Seppale sisse panna paprikat, mis ma selle tegi. Okei, no siis tuleb ilma paprikata. 2 minutit, okei. Sinu sushi tuleb ilma paprikata. Hinne langes just 3,5 pealt 3,2 peale ja laud on ikka veel must, see on suht crazy. Pool tundi hiljem. Selline mehe nägu, kui ta on stressis. 10 minutit on hilinenud. Öeldi, et paprikat ei ole ühele sushile vahele panna, et kas on okei, kui teeme ilma. Siis ma ütlesin okei, siis ta ütles, et läheb 2 minutit. No juba on läinud rohkem. Käed puhtaks ja nagu siin kakkuseks. Jep. Aitäh. Teile ka. 16.50 läks. Okei. Nii. Väga kena näeb välja minu meelest.
Pole midagi viga. Okei. Pulkadega oskad siia? Ei, aga ma proovin. Teeme... Miks ma niimoodi ohkan? Stress on süüa. Suitsukalega. Ega sama. Oh my god, mees. See laguneb. Sa ei oska pulkadega süüa, selles on ka natuke probleemist. Nii? Okei, tavai. 3, 2, 1 head esimene. Ilgelt soolane. Väga soolane, väga soolane. Mega soolane. Sitaks. Ei plee. See on mega soolane. Aga proovime seda kõrre siis. See on see vegan nüüd. Jah. See laguneb sekku, mida bro. Mis assi sa... Maitse on hea see. See mulle meeldib. Jah, see on täitsa mõnus maitse. Ma hakka alatama, see on mul esimene sushi, mis mulle meeldib. Üleüldse või? Elus. Jah. Oh my god. See specific nagu maitse poolest ma tahaks nagu veel võtta. Mulle varem on sushiga niimoodi, et ma tahaks nagu veel võtta. Ta oli nagu soolakas ja magus korraga ja päris nice oli. Okei, lähme välja võtta. Lähme välja. Okei. Siia tuleb panna nüüd mingi intense muusika, sellepärast on palju lahata nagu. Jällegi mainin ära, et seal koha peal review'd teha oli nii ilgelt ebamugav. Seal oli sitaks palav, see atmosfäär oli ebameeldiv ja need nõud olid endiselt koristamata. Jaa. Sushi poole pealt ma ütleksin nii palju, et see vegan versioon mulle väga meeldis ilma selle sojata. Ja see lõhe oma sojaga oli nii soolane. See oli kohutavalt soolane. Ma tahan proovida seda ilma, sest see on actually see oli nii halb. Aga suur probleem on see, et see kõik laguneb, nagu te näete. Oih, persi. Ja ma proovisin teha seda, ma ei tea, kes see isegi jääb peale, aga ma proovisin seda lahti teha. Ma vahepeal avastasin, mul oli üks vastamata kõne, helistasin tagasi. Siis tuli välja, et see sushi koht helistas meile. Ilmselt, kui me jalutasime, nad tahtsidki öelda, et kuulge, sorry, et paprikat ei ole. Et teevad ilma paprikata sushi, mis on iseenesest ju viisakas ja tore, on ju? Proovime äkki ühe korra veel seda lõhe ilma soja. Ja ühe asja mainin veel ära, et see sushi laguneb, ta absoluutselt ei püsi koos. No see ikka hea, see sushi pulkadega. No joo, ma joon oma. Niimoodi võtta. No ilma sojata on ta kindlasti vähem soolane, aga minu jaoks see on liiga tilline. Sushi on Jaapani toit ja miks nüüd see till on, see selleks. Ilma sojata on see kuiv ka. See lõhe oma ei ole väga hea. Anname selle võimaluse siis sellele vegele ka veel. Paprikat siin vahel ei ole, nagu öeldi. No, persse küll. No see on parem, see on mahlasem ja seal ei ole mingit magussoolast kastet peale lastud. See on okei. See on minu lemmik sushi nagu. Üleüldse. Esimest korda ütlen, kui ma telliksin sushit, siis seda sushit ma telliksin niimoodi, et ma tahaks seda süüa. Ma ütleks nii palju, et ma olen elus ikka kõvasti paremat sushit saanud ja... See lagunes reaalselt nii kiiresti ära ja nad näevad siuksed välja. Ebakorrapärased on ka, vaata seda tükki ja vaata neid. Mul on reaalselt nälg ka nagu. No võib-olla see võimendab ka seda, et sulle see maitseb. Aga okei, ma proovin seda soja. Kusjuures see vege on isegi päris hea. Ei tea, see vege on täitsa söödav. Et lihtsalt kvaliteedi kallal ikkagi nokiks. Aga me lõpetame manši, siis anname teile full review hinnangu. Just. Pean sulle tunnistama, et kui eelmine kord me tulime Keila Hessist, väljusin sealt positiivsete emotsioonidega ja kõik oli jumala tore. See on vist esimest korda elus, kui ma sõidan Haapsalust välja niimoodi, et ma olen veidikene kurb. Ma algselt tahtsin panna 3-5, aga mida rohkem ma edasi mõtlesin, siis ma pidin panema 2-5. Ja siin on mu review. Enam-vähem koht, sushi on keskmine ja natuke lagunev. Tulime kohale söögikoha avamiseks ja üks laudadest oli täiesti koristamata. Küll aga oli Sapporo Maki sushi väga hea maitsega. Midagi positiivset ka, you know. Aga seal oli puudu paprika, pluss see lagunes, seal oli must, seal oli imelik vibe. See sushi lagunes, see on juba väga big red flag. Soja oli liiga soolane ja ilma sojata oli see kalasushi, no ikka väga kuiv oli. Sinu vegesushi oli enam-vähem maitsega ja mulle meeldis, et seal oli mingid kasted peale valatud, mis oli magus ja soolane. Kui see oleks paprikat ka veel vahel olnud, siis ta oleks veel juicy olnud kindlasti. Toidu hinnanguks 2. 2. Jah.
ma panin ka. Service ehk siis teenindus. No kahtlane oli halb teenindus. Halb, 1. Sorry, aga see on halb teenindus. Ja atmosfäär viimaseks. Koha peal on ilgelt palav, konditsioneeri ei ole. Ma ei tea, veider oli. See kõik oli nii veider. Nii et ma panen sellega 1. Nii, Artjomi review 2/5. Iseenesest restoranil potentsiaali on, kuid kindlasti tuleks parandada teeninduse kvaliteeti ja atmosfääri toidukohas. Alustada võiks sellest, et avamiseks oleksid kõik lauad puhtad. Toit ei olnud paha, kuid arenemisruumi on. Ja see on väga aus review sellele kohale. Sellega tõmbame punkti alla sellele ja nüüd liigume edasi Jõhvi Eesti kõige paremasse sushi kohta! Nii, ühesõnaga me oleme nüüd siis teel Jõhvi. Lõpuks ometi. Me oleme nii valmis head sushit sööma. Parem oleks, et tuleb mingi, ma ei tea, kepsutiga või majoneesiga see. Kepsutiga või majoneesiga see. Majonees. Kes sööb ketšupiga sushit, mees? Ei! Ma arvan, see oleks isegi hea. Low-key, kui keegi on söönud, andke teada, kas ketšup sushi on hea, aga mulle meeldib kepsut. By the way, me võtsime Kertuga kaasa endaga täna, sest ta oli ka väga huvitatud sööma Eesti parimat sushit. Aeg on lugeda Eesti parima koha reviewsid. Marko Oja 2 nädalat tagasi. Excellent bowl. Everything else was good as well. Price-quality ratio is very good, ehk siis head hinnad. Can highly recommend. Got service in English. Ja siin on pildid ka sellest sushist. See näeb kõvasti parem välja kui meil seal Haapsalus. Ärme mõtle selle Haapsalu peale rohkem. See on minevik. Järgmisena Becky Volume Music. The best sushi in Estonia. I don't know why, but it is. Maybe food is really fresh. Love this place. Kuule, see on tõestus. Best sushi in Estonia. Sinna me lähmegi. Seda me otsimegi Eestist täna. Paar pildikest näeb välja küll nagu sushi otsa Jaapanist. Marika Parkman 5 tähte. Tegime väikse sünnipäeva söögi lapsele 27.03. Et ikka oleks... kõik ikka teaksid, millal sünnipäev lapsel on. Ja, sushid väga maitsevad. Teenindus hoolitseb. Teevad võib-olla äkki nad teevad väikse massaaži või? Võib-olla varbad letti. Ühesõnaga, lapsele tehti väike üllatus sünnipäeva puhul. Väga meeldis ja kindlasti tuleme jälle. Mis üllatus? Kui ma lähme sinna, ütleme, et mul on sünnipäev. Mis üllatuse ma saan? Lasse Laurila 5 tähte. Totally blown away by the quality, especially given the location. No kuule, kui soomlased hindavad selle sushi heaks, siis... Aliis Liin, väga huvitav nimi. 1 täht 5, 2 aastat tagasi värskem. Koera omanikud peavad arvestama, et koeraga sisse ei lubata. See on nii absurdne, nagu millega inimesed tegelevad. Mõned inimesed on siin maailmas lihtsalt loodud vinguma igal teemal. Aga värsked review'd ütlevad kõik, et 5, nii et tundub, et me läheme tõesti Eesti parimasse sushi kohta. Okei, me oleme kohal. Aga see söögikoht on siin kortermajas. Prada, see on Eesti parim koht. Ma näen krohvi seal. Okei, väga huvitav. I don't know about this, guys. Nii, me oleme nüüd siis kohale jõudnud kõige paremasse Eesti sushisse. Kallid sõbrad, tutvustame teile Ocean Sushi Bar Jõhvi. Rating 4,7. Kooruvad kortermaja seinad, kõrval on siin juuksur, küünetehnik, kosmeetik, solaarium. Okei, ühesõnaga läheme sisse ja vaatame, mis saab. Oh my god, bro. Massaažiterapeut Valentina Ljubimova, et kui kedagi huvitab Jõhvis. Varbad letti. Mul on tunne, et saab ikkagi teiselt poolt, kõik läksid ringiga. Mine, Pekk, kuule, siin on... Okei, sorry, et me teid ära hirmutasime. Oh my god. Okei, see näeb küll uhke välja. Raisk, keset Jõhvit selline koht. Ops! Aga enne, kui me läheme siia sushit sööma, siis kommenteerige alla. Kuhu me võiks järgmisena sööma minna ja mida proovida? Ja, pitsad, kebabid, kõik asjad. Ja kindlasti ka like ja subscribe. Davai, läheme edasi.
Vau, kõik värske tooraine. Kuule, mis asja mees, tänased emotsioonid lihtsalt on nagu mingid Ameerika mäed. On hea, nagu nüüd ma nagu wow, kui ilus. No, tänapäevane see süsteem on scanni ja telli. Siin on eelroad, aga meie võtame ainult sushit täna. Sa ei taha sushit siia? Ei, midagi, ikka tahan. Sa tahaksid nuudleid siia? Muidugi tahan. Mina võtaks Philadelphia, et see on siuke klassikaline asi. Tuunikale, krabiliha. Kas sa tahad seda praegu? No proovime. Vürtsikas, tuunikale. Okei, võtame selle. Me just peaks võtma ühe vege, et panna testi, kas siin on parem vege. Okei. No siuke on kurk, avokaado, tomat, paprika, riilissalat, tahad seda või? See on hea. Tavai, võtame selle. Marsu, seal on porgand. See on väga, tõmbame selle lihtsalt. Huvitav, kas siin on ka paprika otsas või? Äkki on igal pool Eestis paprika ots. Tavai, 2 lõhe, seda nii kiirit ka, ma tahan neid proovida. Täname, teie tellimus on vastu võetud. Näeme teid siis, kui manš on käes. Kas see on Eesti parim sushi? Aega võttis küll. Väga kaua. 40 minutit. See võtab punkt alla. Ma olen nii valmis. Kuidas mul on sushi nälg esimest korda elus? Tavai, alustame Philadelphiast. Philly. Kohe juhin tähelepanu sellele, et kõik näevad ühes mõõdus välja. Juhin tähelepanu sellele, et ma ei saa jälle neid kätte. 3, 2, 1. No maitseb küll värskemalt kui Haapsalus, kõvasti värskemalt. Minu jaoks on riisi veits liiga palju. Samas see kreemjuust on ülihea. Mina ütlen, see on effing banger. Sa ütled praegu kalasushi kohta, et see on effing banger. Engo lai, see on ülihea. On ka, bro. Okei, ma olen väga imestanud, see vend tegelikult ei armasta üldse sushit. Ma olen just ise küll, et mõtlesin, et see näeb välja nagu Kung Fu Panda, aga jumala hea oli. Ühesõnaga... Brother, see oli jumalast hea. Ei, mulle maitses ka. Ainuke, et mulle tundub, et see riisipadi on veits liiga paks, mina teeks peenema. Proovime nüüd seda tuunikala oma ka. Okei. No hea on, ülihea on. Puhtad maitsed. Puhtad maitsed. Nüüd sa hakkad vaikselt aru saama sushi võlust või? Jaa. Proovime su taimetoitu ka siis või? Jõhvis on paprikat. Haapsalus on paprikat. Jõhvis on paprikat. Persse pasa. See on muidugi huvitav sushi roll. Nii veider, kui see ka pole, see on ülihea. Ma räägin vege sushi is the way, bro. Vege sushi on meta. Tomat, paprika, salat, kurk, riis ja see maitseb nii hästi kõik. Kusjuures mina pean mainima, Haapsalu oma oli parem. No seal oli seda mingit magus soolast kastet peal, siin on kõik... Tomu Haapsalu maitses nii oma hästi. Ma arvan, Tomu maailma lemmik. Ei, mulle maitseb ikka see kõvasti rohkem. Ja viimasena seda proovime ka, mikä see asi. Jaa, no see on see kõige klassikalisem lõhe ningiri. Seda ma ei tea nüüd. See võib olla 50-50 minu ajus. Saa kätte seda kahvlit ei ole siin. Nii. Tavai. See on nii puhas. Jou. Kas sa nüüd hakkad sushit sööma või? Ei, aga ma enam ära ei ütle sushist. Kas see nüüd kõige parem sushi koht on? Ilmselt mitte, aga see on väga hea. Aplaus mulle äkki. Ma söön täna nii palju sushit. Esimest korda elus. Ma imestan, et see Haapsalu sushi meeldis sulle. Ma imestan ka. Ühesõnaga, siin tuli plusspunktid. Toodi ka Jaapani pärast, kui Jaapani pärane see ikka on Soomes tehtud kombi nimega geishat. Näed, moositakse meid, et me ikka hea reitingu jätaks. Nii, ühesõnaga, mina panin siis hindeks sellele kohale 4. Mina panin ka 4. Lihtne seletus on see, et ooteaeg oli veidikene liiga pikk, kuigi ma saan aru, et nad vorpisid värskelt kõiki asju, aga me nägime, et mingid kullerfirmad käisid enne läbi, et ikkagi peaks olema eelistatud klient, kes on koha peal. Ja üks asi veel, ma olen söönud ikkagi paremat sushit Eestis, sellepärast panin 4 toidule. Minu jaoks see lihtsalt ooteaeg. Maitse oli decent, aga ooteaeg lihtsalt võttis seda tähe alla nagu. Pluss seal oli üks parm, kes mind sõi. See parm ajas mind närvi veits. Aga interjöör oli ülikena. See oli üllatav. Kokkuvõtvalt tahaks öelda, et elu sees ei oodanud, et see halb koht, kuhu me lähme, ongi actually halb. Ja et see hea koht võib-olla ei ületanud ootusi. Jaa. Ehk siis kommenteerige kindlasti alla, kuhu me võiks järgmisena minna või mida proovida. Like, subscribe. Ja näeme juba järgmisel kolmapäeval. Me oleme Millennials. Ciao! Ciao!